4 poisslapse emana võin ma öelda, et minu emotsioonid on kirjeldamatud. Ma tulin täna siia vaatama tegelikult oma esikpoega klaveril mängimas laval Mart Sanderi renoveeritud lühifilmil, aga see film, mul oli 13-aastane poeg ka kõrval, tal polnud pääsu, ta pidi selle filmi lõpuni vaatama. No ja tal ei olnud pärast muidugi söögiisu, meil kõigil olid kõhud tühjad, aga tal ei olnud enam. Aga ma ütleks, et see film, seda peaks vaatama tegelikult kõik mehed enne, kui nad alustavad pereloomist mõne naisega, et ma nii palju tundsin ära iseennast mingitel momentidel. Loomulikult mul on 4 fantastilist last, kellel on lihtsamad iseloomujooned, kellel nii palju eripärasid ei ole, kui ainult andekus, eks ole, see on niisugune eripära võib-olla, kui rääkida, aga see moment, esimene moment oli, kui see rinnaga toitmine. Ma mäletan väga hästi, kuidas minu esiklaps, suur Stefan, esimest korda minu rinnale nagu piim hakkas jooma ja tegelikult esimene imetamine on esimestel päevadel väga valus ja valulik ja see, kuidas muidugi see film kirjeldas ja piltide kaadritega seda imetamist. Ma läksin oma ajas 15 aastat tagasi. Mul esipoeg on 15-aastane ja mäletan väga hästi neid tundeid. Et ma mäletan, kui ühe nagu hambajälje ta tekitas sinna alale on ju. Ja iga kord, kui laps sööma hakkas, ta kiskus selle kooriku sealt ära, selle haava. Mõtlen, see on väike detail, aga ka see, et kuidas naine ohverdab oma keha ja see, kuidas ma olen nii kodune selliste poistlastega ja see, kuidas mehed sageli ei mõista, et kui on naisel mingid raskused, hästi oluline on mehel olla toeks nii heas kui halvas ja see, kuidas naise keha muutub iga sünniga. Kohati ma mõtlen, et jumal tänatud, et ma olen oma 4 last nooruses saanud taastun kiirelt kehaga. Aga tänaseks ma olen 30+ ja ma olen abiellumas ja mul on nii kurb meel, et poisid, meil on siin eeter, tahate jääda kaadrisse või? Ei soovi, väga hea. Ühesõnaga, minu tulevane abikaasa ei näinud seda tänast filmi ja ma teen kõik, et ta seda näeks.